palju probleeme, ma osaliselt ju püüdsin vastata juba sellel küsimusel, et kas siis inimest sinna trellide taha saata või tingimisi karistada, see oleneb ju mitme konkreetsest asjast. See oleneb kuriteo raskusest, see oleneb isikust, nii et kohtuniku käsutuses minu arust on kõige tähtsam see, kohtuniku käsutuses peab olema ulatuslik sanktsioonide pakett ja kohtunikul peab olema võimalik valida. Näide viimase aja seadusandlikust praktikast, kus siis on osade kuritegude puhul keelatud täielikult karistustingimisi kohaldada, mingi osa tuleb siiski reaalselt ära kanda. Minu arvates on tegemist ebaõnnestunud suundumusega selles mõttes, et kohtu otsustamisruumi ei tohi niimoodi ahendada. Mõistlik kriminaalpoliitika tähendabki seda, et seadusandja ja kohtunik on saavutanud mõistliku tasakaalu. Seadusandja teeb oma, paneb paika teatud piirid ja nendes piirides peab kohtunikul olema vabadus tegutseda. Nii et kohtu otsustamisruumi kitsendamine on minu arust väga küsitav, väga vaieldav tendents, mille seadusandja peaks hoiduma. Nii et ühesõnaga nüüd küsimus, kas karistus inimest parandab või mitte. Nõukogude kriminaalõigus ja parandusliku tööõigus, nagu seda omal ajal nimetati, väitis jah, et karistus peab inimest parandama ja ümber kasvatama. No sellest eesmärgist on siis õigusriiklik karistusõigus loobunud. Riigil ei ole mingit õigust ühte inimest teiseks muuta või teda ümber kasvatada. Riik peab andma inimesele võimaluse paraneda, ennast parandada. Osa ja loodetavasti enamus inimesi kasutab seda võimalust, kõik mitte. On inimesi, kelle kuritegevus või kuritegelik energia raugeb alles seoses vanusega, ta piltlikult öeldes lööb käega, ta ei jaksa enam, ehkki ta on eluaeg varastanud, lahendanud probleeme rusikatega ja ta lõpuks raugeb. Aga sellist inimest on olemas, midagi pole parata. Nii et nendega tuleb käituda nii, nagu millele nad suudavad reageerida. Teine asi on haiged inimesed. Jah, ma ei saa ka aru, mis mõtet on pedofiili karistada. Talle tuleb anda võimalus sellest paraneda, kui see on võimalik. Kas pedofiilia on ravitav või mitte, mina ei ole kompetentne sellele küsimusele vastama, aga tegemist on väga tõsiste hälvetega inimestega. Ja näiteks ma vaatan vahel mõnda kriminaalasja, minu mõistus ei võta, miks pärast me vaatame, jälgime, kuidas pedofiil laeb endale siis alla mingit materjali ja vaatab seda ja siis me tuvastame selle ja anname ta kohtu alla. Kas me ei saaks sinna mingisuguse müüri ette teha, et ta ei saa sellele materjalile ligi? Et ühesõnaga karistamine ei ole kindlasti mitte universaalne vahend niisuguste nähtuste vastu võitlemiseks.